täna ma tahaksingi teile näidata kõiki neid villatöötlemise etappe, mida ma ka siis siin nendel koolitustel inimestele õpetan. Ja järk-järgult siis võtame läbi selle rea, mismoodi villast saab valmis lõng. Lambavill sisaldab väga palju rasu, mis korjab enda külge mustust ja seda on meil hea lõnga tegemiseks vaja siit villasest välja. Mina kasutan lambavilla pesemisel alati kuuma vee meetodit. Lambavilla töötlemiseks on tegelikult kaks erinevat suurt tehnoloogiat või võimalust. Üks nendest on lambavilla kraasimine ja teine on lambavilla kammimine. Üks selline etapp villa töötlemisel on vilja noppimine, kus siis villakiud eraldatakse üksteisest, et neid oleks võimalik kraasida. Kõige parem on toetada üks kraas kindlalt põlve peale ja siis on mõnus siia seda villa nende piikide vahele ka tõmmata. Kraasid käivad alati paralleelselt ja hakkame vaikselt kraasima. Tõmbame ühte kraasi teise peal. Need piigid praegu ei puutugi kokku. Me ajame villakiud segamini ja selleks, et me saaksime need uuesti korrastada ja lahedaks, kraasime läbi. Ühe pealt teise peale, nii kaua kuni me jääme tulemusega rahule. Peale kraasimist me saame siis villaõlist ilusasti lahedaks ja siit on võimalik siis minna edasi juba ketramise juurde. Kammimise puhul me võtame villasalgud ja asetame need ilma lahti noppimata kammile. Kui kraasimisel kraasid omavahel liikusid paralleelselt, siis kammimine on vastupidi, kammid on alati omavahel risti. Ja alustame siit otsast kiudude tõmbamiseks. Eesmärgiks on need villakiud tõmmata lahedaks. Oleme saanud ühe kammi pealt teise kammi peale kiud ja siia esimese kammi peale jäävad siis sellised lühemad kiud ja kammimise mõte ongi see, et me lamba villast või üldse siis villast või kiududest eraldame lühikesed kiud, sest me ei soovi, et need võiksid minna lõnga sisse. Ja kui me oleme lõpuks kamminud villakiud ühe kammi pealt teisele, hakkame me siit kammi pealt teda vaikselt maha sikutama. Kui me oleme villa ette valmistanud, kas siis kraasinud või kamminud, saame asuda ketramise juurde. Kedervarre töö põhimõte on tegelikult väga lihtne. Alustuseks annan siia väikse keeru sisse. Sellest moodustub siin selline väike keeruvatarei ja kinnitan villa alguslõnga külge. Tavaliselt nii kedervarre kui vokiga kedratakse siis kella osuti liikumise suunas ehk siis päripäeva. Kui villa töötlemisel on või üldse kiu töötlemisel on kaks sellist vastandlikku võimalust, kammimine ja kraasimine, me nimetame siis sellist villa kraasvillaks ja kammitud villa kammvillaks. Siis on ka kaks erinevat võimalust ja sinna vahele mahub veel mitmeid ja hästi palju võimalusi villa ketramiseks lõngaks. Üks nendest on siis kammketrus ja teine on kraasketrus. Praegu ma siis kasutan lõnga ketramisel niinimetatud pika tõmbega ketrust ehk kraasketrust, kus keerd jookseb vabalt villa sisse, see lõng jääb
esmapilgul ehk veidi ebatasane, aga see ei ole probleemiks. Erinevalt kraaslõngast, kus keerd jooksis vabalt villakiudude sisse, siin ma kontrollin keerdu. Kiud jooksevad väga tihedasti, üksteise vastu, see lõng tuleb siledam, tihedam, tugevam. Et siin ongi nüüd näha tegelikult kahe erineva ketrusviisi tulemus, kui kraasvill, millesse keerd jookseb suhteliselt vabalt ja kontrollimatult, peaaegu kontrollimatult, ja kõrval siis väga tihe, kontrollitud tõmbega kammlõng. Enamasti ikkagi ühekordsed lõngad korrutatakse kokku ja korrutusel on olemas oma funktsioon. Korrutamine annab lõngale tugevust. Ühekordne lõng on tihtipeale tasakaalust väljas, korrutamine annab talle uuesti jälle tasakaalu. Korrutuskera kerimiseks ma võtan 2 ühekordset valmis kedratud lõnga ja kerin nad ühte korrutuskerasse sellise ühesuguse pinge alles. Kui enamasti ühekordset lõnga kedratakse päripäeva, siis korrutamine käib alati vastu sellele suunale, mis on ühekordse lõnga ketramine. Korrutatud lõng ei ole iseenesest veel päris valmis lõng, kuigi võib tunduda, et ta on juba peaaegu täitsa valmis. Edasi järgmine etapp ongi siit pooli pealt lõnga vihti kerimine. Selleks võib kasutada vanasti kas või oma küünarnukki või siis toolileeni või siis spetsiaalset vihi tegemise tööriista, mis on haspel. Ja kui me oleme teinud sellise vihi valmis, siis läheb lõng veel viimasesse viimistlusse, mis on siis lõnga pesemine. Üks lõngategu villast valmis lõngani on pikk ja aeganõudev protsess, aga see on ka alati mõtestatud tegevus.